Tere ennelõunat kõik ajakirjanikud, kes te olete kogunenud Tallinna linna valimiskomisjoni pressikonverentsile. Linna valimiskomisjonil on traditsioon anda ülevaateid käimasolevatest valimistest, olgu need siis kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, Riigikogu või Europarlamendi valimised. Anname teile vaheinfot, kuidas valimistega on vahepeal Tallinnas läinud ning vastame ka küsimustele. Kõigepealt mul on hea meel tõdeda, et valimised on käivitunud väga aktiivselt. Me oleme valimisteks valmis. Kõik planeeritud tegevused, mida me ette võtsime, said ära tehtud ja valimiste korraldus Tallinna linnas kenasti ka toimib. Mul ongi hea meel tänada kõiki linna valimiskomisjoni ja jaoskondade komisjonide liikmeid ning toetavat meeskonda, kes taustal teeb aktiivselt tööd selleks, et tallinlastel ja kõikidel eestimaalastel, kes soovivad Tallinnas hääletada oma kohaliku omavalitsuse poolt, saavad seda sujuvalt ja mugavalt teha. Väike statistika ülevaade teile ka, head ajakirjanikud. Hääletamas on käinud täna hommiku kella 10 seisuga 14,6%. Seda on natukene rohkem, 2% rohkem kui 2021. aastal. Siis oli 12,6% hääletanuid kolmapäevase seisuga. Ja ootuspäraselt on kõige rohkem antud e-hääli. Neid on 30 582, praegu on ilmselt juba mõni hääl juures ka. Ning tallinlastest on pabersedelitega hääletanud pea 17 000 inimest. See peegeldab ka sellist üldist trendi tänavustel kohalikel omavalitsustel. Elektrooniline hääletamine on valimisnädala alguses ootuspäraselt kõrgem. Pabersedelitega hääletamise aktiivsus tõenäoliselt kasvab nädala teises pooles. Nii oli see ka 2021. aastal ja nädala teises pooles me avame juurde jaoskondasid, kuhu inimesed saavad siis tulla koha peale hääletama ja see mõjutab siis seda e-hääletamise ja pabersedeliga hääletamise tasakaalu. Osavõtt Tallinna jaoskondades kokku on üle 17 000. See number hõlmab siis ka kõiki neid inimesi, kes hääletavad mõne teise kohaliku omavalitsuse voliniku kandidaadi poolt. Need hääled edastame me siis riigi valimisteenistuse kaudu asjaomastele kohalikele omavalitsustele. Valimisprotsess on olnud sujuv. Meil erilisi tõrkeid või probleeme pole olnud. On olnud sellised jooksvaid küsimusi, mida oleme lahendanud. Puudutan neid paari olukorda ka pressikonverentsi teises pooles. Võib-olla hea oleks ka valimisnädala keskpaigas üle rääkida, et aga kellel on õigus hääletada kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Loomulikult Eesti Vabariigi kodanik, vastavalt siis sellele, millises omavalitsuses on nad alalised elanikud ja kuhu nad on oma elukohaga registreerinud. Teiseks Euroopa Liidu kodanikel, kes on alalised kohaliku omavalitsuse territooriumil elamas. Ning ja võib-olla see kolmas ongi hetkel ka kõige olulisem tagasiside põhjal, mis me oleme seniste päevade jooksul saanud. Kõige rohkem küsimusi tekitab, mida tähendab kodakondsuseta isiku valimisõigus, et kes on see inimene, kes siis saab kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletada. Me püüdsime selle sõnastada hästi lihtsalt ja see on kodakondsuseta isik, kes elab Eestis pikaajalise elamisloa alusel. Elamisloa alusel elamist saab tinglikult jagada kaheks. On tähtajaline elamisõigus ja tähtajatu elamisõigus. Ja inimesed, kes elavad tähtajalise elamisloa alusel, olgu selleks näiteks tähtaega 1 aasta, 5 aastat või on tähtajaline elamisõigus pikendatud 10 aasta peale,
siis need inimesed kohaliku omavalitsuse valimistel hääletada ei saa. Me teame, et inimesi on käinud, küll mitte palju, aga vähe, on käinud jaoskondades ja soovinud hääletada, kuid seda pole saanud teha, sest et nendel hääletamise õigus puudub. Kuidas me kontrollime, et kas inimesel on hääletamise õigus, teeme seda järgmiselt, et kõigepealt tuvastatakse isik tema isikut tõendava dokumendi põhjal ja hääletamisõigust kontrollitakse valimiste infosüsteemi andmete alusel. Ja selle põhjal saabki üheselt veenduda, et kas inimene omab hääletamisõigust või mitte. Seega panen siit ka veel kord kõikidele valijatele ja inimestele, kes valimisteemast kajastavad, südamel, et hea on selgitada, et hääletada saab siis, kui inimesel on pikaajaline elamisõigus ja see tähendab, et tal on tähtajatu elamisõigus. Siis on inimesel hääletamisõigus. Ja muidugi kõigil hääletajatel peab olema püsiv elukoht Tallinna hääletajate puhul siis Tallinna haldusterritooriumil ja muudel juhtudel siis teistes omavalitsustes. Kui inimene tuleb hääletama, paneme südamele võtta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument. Millised need kehtivad isikut tõendavad dokumendid on? Alustame sellest pikaajalise elamisloaga isiku elamisloa kaardist, mida võetakse kaasa. Et kuidas siis tuvastada, et kas mul on tähtajatu või tähtajaline elamisõigus? Üks viis seda teha on vaadata selle elamisloa pealt. Kui on märgitud pikaajaline elanik, siis inimene omab ka eelduslikult hääletamisõigust. Valimise infosüsteemi kaudu kontrollime selle üle. Ja kehtivateks isikut tõendavateks dokumentideks on riigiasutuse väljastatud sellised dokumendid, kus on isikul kasutaja nimi, tema isikukood või sünniaeg, foto või näokujutis ja allkiri või allkirja kujutis. Selleks sobivad näiteks ID-kaart, pass, juhiluba, on diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus. Võib-olla mõned näited ka nendest dokumentidest siia juurde. Kõige rohkem ongi huvi pakkunud just see elamisloa plastikkaart, siin selle esitluse vasakus tulbas keskmine. Seega jaoskonda tulles kõigile valijatele infoks palun võtke kaasa oma isikut tõendav dokument ja saab kenasti hääletada. Millal siis hääletada saab ja kuidas hääletamise korraldus praegu välja näeb? Käimas on e-hääletamine ja eelhääletamine. Elektrooniline hääletamine kestab laupäeval kella 20:00 õhtul välja. Eelhääletamine käib esmaspäevast neljapäevani üle Eesti, ükskõik millises jaoskonnas inimene saab tulla ja hääletada siis oma elukoha järgse ringkonna mõne kandidaadi poolt. Samuti viime hetkel läbi asukohtades hääletamist, selle all me peame silmas hääletamist haiglates, hooldekodudes, kinnipidamisasutustes. Meil on väga aktiivne suhtlus hooldekodude haiglatega, töö toimib, aga juhul kui mõni hooldekodu saab teada, et tema juures viibib inimene soovib hääletada, palun meile sellest kindlasti veel täna ja homme teada anda, homme kella 14:00-ni. Ootame selle kohta telefonikõnesid või teateid koos isikutega, kes siis hääletada soovivad ning meie jaoskond tuleb ja viib hääletamise kenasti ka läbi. Järgmine etapp on, mis algab reedel ja kestab pühapäevani välja. Juba olemasolevate jaoskondade kõrval, mida täna Tallinnas avatud 16 linna suuremates keskustes, avame kokku 43 jaoskonda. See tähendab seda, et reedest kuni pühapäevani hakkab hääletamine toimuma inimese elukoha järgses ringkonnas.
inimesed saavad siis hääletada selles ringkonnas, mis on nende elukoht. Ringkonnad on meil linnaosade põhised, 8 ringkonda. Inimene saab valida siis endale sobiva ringkonnas asuva hääletamisjaoskonna ja minna valima ükskõik millises nendest jaoskondadest, mis talle siis kõige lähemal on või meelepärasem on. Reedest laupäevani on jaoskonnad avatud alates kella 12 kuni õhtu kella 20:00 ja pühapäeval toimub hääletamine ehk põhihääletamispäev valimispäeval kella 9 kuni õhtu kella 8. Sellel vahemikul reedest pühapäevani viime läbi ka kodus hääletamise. Meile juba laekub kodus hääletamise avaldusi, kuigi nende esitamine algab tegelikult reedel. Kõik avaldused oleme vastu võtnud ja tegeleme nendega reede hommiku kella 9 alates. Kõik inimesed, kes vajavad kodus hääletamist ja omavad selleks õigust, ka nendele me selle hääletamisvõimaluse kenasti tagame. Kodus hääletamine on sel korral mõnevõrra aktiivsem kui möödunud korral. Ja elektrooniline hääletamine siis lõpeb laupäeva õhtul kell 8. Sel teemal on tulnud ka üks küsimus, et kas ma saan oma antud häält muuta. Jah, elektrooniliselt antud häält saab inimene muuta ööpäevaringselt nii palju kordi, kui ta seda ise soovib ja arvesse läheb siis kõige viimasena antud hääl. Ja kui inimene tunneb, et ta tahaks siiski tulla hääletama jaoskonda, siis see võimalus on tal pühapäeval. Tulles pühapäeval jaoskonda, hääletades pabersedeliga, tühistub elektrooniliselt antud hääl ja arvesse läheb pabersedelil antud hääl. Seega väga mugav hääletamise võimalus. Elektroonilise hääletamise koha pealt oleme täheldanud, et lisaks mobiil-ID-ga saab nüüd anda ju teadupärast ka Smart-ID-ga oma häält. See on valijate poolt hästi omaks võetud ning Smart-ID-ga hääletamine toimub aktiivselt. Jaoskondade avamise koha pealt, kui me päeval kell 12 praeguse seisuga siis jaoskondasid avame, inimesed on osadesse jaoskondadesse kogunenud ka varem ja see on põhjustanud siin-seal ka järjekordasid. Meie silmis on see üsna tavapärane, nii on olnud ka varasematel kordadel, inimesed tulevad varem kohale. Kui aga ei soovi inimene siis selle mõne minuti järjekorras seista, siis pigem võib-olla inimesed võiksid eelistada seda, et nad tulevad päeva peale mõnel teisel hetkel jaoskonda. Ise käisin eile päris mitmetes jaoskondades, kõige suuremates, näiteks Lasnamäe tsentrumis olin seal päeval kella 3 paiku, oli aktiivne hääletamine, inimesi oli, aga mingisuguseid järjekordasid ei olnud. Ja kui ka tekkis seal 2-3-4 inimest ootele, siis see ooteaeg kestis 1-2 minutit. Väga palju on pandud jaoskonda ka jaoskonnakomisjoni liikmeid, kes hääletamist läbi viivad. Kogu see protsess oli sujuv. Seega võib-olla ajatada seda jaoskonda tulemist, kui ei soovi päris alguses veidi järjekorras oodata. Aga mingisuguseid seisakuid, takistusi meie tuvastanud ei ole ja oleme aktiivselt kontaktis ka jaoskonna komisjonidega, nende poolt ka tõrkeid tulnud ei ole. Ja asukohas hääletamisest juba rääkisin, selle me viime siis läbi homme õhtuni, ehk et kui on veel kuskil hooldekodus, haiglas, kinnipidamiskohas inimesi, kes soovivad siiski hääletada, ootame homme kella 14:00 avaldusi. Ning meil on olemas kogu info jaoskondade asukohtade kohta üleval Tallinna veebilehel.
Lisaks riigi valimisteenistuse lehel valimised.ee, valijad, kes soovivad teada, kus asukohad paiknevad, siis olge head. Need on elektroonilised viisid, kuidas jaoskonda üles leida. Samuti on meil ka tänavatel, reklaambänneritel üles pandud informatsioon siis lähemate asukohtade kohta koos aadressidega. Väga hea informatsioon, mille ma ise täna hommikul, mida ise katsetasin ja proovisin, meediaväljaannete, näiteks Postimehe lehel, veebilehel olev info selle kohta, et kus kohas saab Tallinnas ringkondade kaupa hääletada. Ühe kliki kaugusel on siis igale elanikule tema kõige lähemad ja ka ringkonna jaoskonnad. Väga mugav oli kasutada. Info ei vii kuhugi mõnele teisele veebilehele, vaid avaneb seal samas. Et infot selle kohta, kus jaoskonnad asuvad, on kenasti võimalik leida. Ja seal, kus kohas meil jaoskondasid sel korral ei ole, oleme üles pannud siis teabe, et milline on selle ringkonna lähemad jaoskonnad. Ja muidugi meile helistades saab ka seda teada. E-hääletamise protseduurika ma põhimõtteliselt rääkisin üle. Tõmmake alla ka valija rakendus, mis selleks vajalik on. Kutsun nooremaid inimesi üles aitama vanemaid pereliikmeid sel teemal, et kui nad ei tea, kuidas arvuti kasutamisel see käib, aidata seda siis inimestel teha. Aga loomulikult hääletamisel osaleb see inimene siis ise oma tahte alusel. Kodus hääletamisest rääkisin teile ka, slaididel ka info algab siis 17. oktoobril ja viime seda läbi kuni valimispäeva õhtuni ja avaldusi ootame 19. oktoobril kuni kella 14:00. Avaldusi aga võtame vastu juba praegu. Selleks on olemas meil 2 keskset telefoninumbrit. Kui meediamajadel on võimalik neid ka jagada lisaks meie enda teavituskanalitele, siis olen sellest teile tänulik. Aga kui inimene soovib, võib helistada ka jaoskonda, võib helistada ka linnaosasse. Kõik see info võetakse vastu, me kuhugi edasi ei suuna ning asutuse siseselt siis jagame selle info õigetesse kohtadesse laiali. Paar võib-olla sellist olukorda ka, mis on olnud meedias käsitluses. Üks puudutas Stroomi jaoskonnas esmaspäeval eelhääletamise algust. Kell 12 avati jaoskond ja saime tagasiside ühe erakonna esindajalt, millest ma olen talle tänulik, informatsiooni, et jaoskonnas justkui ei saanud hääletada üks inimene, kellel oli pikaajaline elamisluba. Õnneks inimene jaoskonna lähistelt ei lahkunud, vaid tuli sinna tagasi ning ta sai kenasti hääletada. Rohkem selle laadseid olukordi meie teada pole olnud, me pole neid tuvastanud, oleme küsinud nii Stroomist üle kui ka rääkinud haldussekretäridega. Saatsime ka kõikidele jaoskondadele viivitamatult laiali täiendava juhise, et kuidas hääletamisõigust kontrollida. Ma loodan, et see oli ühekordne selline intsident, mis sai kõrvaldatud nii, et inimene sai kenasti ka Tallinna hääletamisest osa võtta. Teine olukord puudutas Nõmme linnaosas asuvat Nõmme kultuurimaja hääletamisjaoskonda, kus siis 2 inimest sisenesid hääletamiskabiini. Siin on meil palve ikkagi järgida seda reeglit, et hääletamise salajasuse põhimõttest lähtuvalt inimene teeb oma hääletamistoimingu üksi ilma kõrvaliste isikute juuresolekuta, välja arvatud siis, kui inimene ei saa seda näiteks mingitel tervislikel põhjustel ise teha. Et siis võib teine inimene teda abistada, aga see ei või olla see inimene, kes sama ajal ise kandideerib, et tema seda teha
ei või. Saab paluda näiteks abi ka jaoskonnakomisjoni liikmelt, aga sellistest olukordadest on hea meid ette teavitada, et see kommunikatsioon ja tegevus oleks üheselt selge. Juhtisime jaoskonnakomisjoni poolt ka tähelepanu, et kahekesti ikkagi ei saa minna kabiini ning see olukord lahenes koha peal kenasti. Tänan nii neid, kes sellele tähelepanu juhtisid, kui ka jaoskonnakomisjoni liikmeid, kes lahendasid olukorra koha peal rahumeelselt. Kutsun üles hoidma joont hääletamistoimingute läbiviimise reeglitel ning muidugi kutsun inimesi hääletama. Tulge palun valima, see on meie võimalus. Vaatan ka korra üle, et mis küsimusi mul on siia veel tulnud. Üks küsimus on järgmine, pabersedeliga hääletamise puhul on alati ka kehtetuid sedeleid. Nii tõesti on. Mis selle põhjuseks on, kas inimesed ei oska enam numbreid kirjutada? Tõesti, mis on oluline, kui häälte ülelugemine toimub, siis jaoskonnakomisjon peab kindlaks tegema hääletamistulemuse ja see hääletamistulemus tehakse kindlaks valija tahte alusel ja see tahe peab olema üheselt tuvastatav. Seepärast on äärmiselt oluline, et kui inimene saab hääletamissedeli, teeb oma valiku sobiva kandidaadi poolt, et siis tuleb hääletamissedelile vastavasse lahtrisse kirjutada võimalikult selgelt siis selle kandidaadi number ja siis ongi hääletaja tahe üheselt kindlaks tehtav. Nüüd, kui see number on kirjutatud nii, et see ei ole üheselt mõistetav, siis me ei saa ka tegelikult teada, kelle poolt inimene hääletas ja sellised hääletamissedelid või sedel arvesse ei lähe. Kui inimene hääletamiskabiinis kirjutab numbri, aga ta näiteks kirjutab sinna kogemata vale numbri või see ei ole selgesti loetav, mis siis saab? Kõige mõistlikum on tegutseda nii. Kriipsutada läbi kogu number selliselt, et see poleks loetav ja tagastada hääletamissedel jaoskonnakomisjoni liikmele. Et hääletamissedelid ei kuulu hääletajatele, see kuulub ikkagi hääletamist läbiviivate dokumentide hulka ja sellega ei või kuhugi jaoskonnast ka ära minna, vaid tuleb tagastada jaoskonnakomisjoni liikmele ning jaoskonnakomisjoni liige annab inimesele uue hääletamissedeli ja inimene saab minna hääletamiskabiini ja hääletada endale sobiva kandidaadi poolt. Et me ei korralda õige kirja ega ka selge kirja eksameid, vaid tahame, et inimesed saaksid oma tahet valimistel kenasti realiseerida. Ja iga hääl on oluline, iga hääl läheb kellegi arvestusse, seetõttu kui juba on jaoskonda tuldud, kirjutame siis need numbrid nii, et neist oleks võimalik aru saada. Küsimus, millele ma vist juba vastasin, et kui olen juba hääletanud elektrooniliselt, kuid hiljem soovin hoopis jaoskonda minna, kas ma tohin? Jah, inimene, kes on elektrooniliselt hääletanud, võib tulla jaoskonda ning hääletada pabersedeliga ning sellisel juhul tühistub elektrooniliselt antud hääl. Pabersedelil antud hääl muidugi muuta ei saa. Ja ei saa minna ka pabersedeliga hääletanud inimene hääletama mõnda teise jaoskonda pabersedelil hääletamisel. Kui inimene on käinud jaoskonnas, siis hääletamistoiming fikseeritakse valimiste infosüsteemis, et inimene on hääletanud ning teistes jaoskondades hääletada ei saa. Rohkem küsimusi tulnud ei ole. Kas on saalist küsimusi? Ei ole. Aga ma tänan kõiki ajakirjanikke, kes on linnavalitsuse majja tulnud. Aitäh teile ka väga aktiivse
meediakajastuse eest kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Ma usun, et see aitab valijate teadlikkust ka tõsta ja edu valimistel. Kõike head!